aga sääsk. Mul on üks mõte teha üks video sääsetõrje vahenditest. Nüüd mu aju ütles, et oksad on üleval. No selge. Jäta meelde endale abaviske, mis sa teed. Teisi pole mõtet jätta. Nii. Kallid Discgolfi kraami vaatajad. Nagu te siis näinud olete eelmistest videodest, siis selle Vataguri sirgeviskega on igavene jama. Aga sellegi poolest, ma ei tea, Raimo, kui ma küsin nii, et kas iga oskuse taseme juures annab mingit gameplani ikkagi kokku panna? Muidugi. Sa ju ei tee gameplani mitte raja järgi mingil määral vaatada, aga lõppkokkuvõtteks ikkagi teed sa selle ju enda oskuste järgi. Kuidas sa viskeid teed, kuidas sa tavaliselt teed ja siis selle järgi hakkad vaatama, kuidas sa seda nende visetega saad siis raja läbitud. Ja sellepärast ma siis olen täna koos Raimoga siia Sindi rajale tulnud, et ta näitab natukene ette, et mis põhimõtted gameplani koostamisel oleksid olulised. Mis mina teen on see, et ma hindan siis ära oma viske mitte maksdistantsi, mitte sellise väga lihtsa asja, vaid sellise, ütleme niimoodi, et 75%-liselt enam kuskil siin auku viskede tugevusega suudan ma visata 10-8 ketast konstantselt õigesse suunda ja niisugune 5-8 meetri raadiusesse. Ja selle järgi ma hakkan siis sättima vastavalt siis ajapikkusele, kas ma lähen üritama või ma teen seda seifult. Kui selle viske pikkusega, 85% viskega ma tõenäoliselt putile ei jõua, siis ma hindan raja olukorda. Kui ta on avatud, siis ma võin proovida maksdistantsi ja makspowerit, aga sellega ma kaotan täpsuses. Või siis, kui on puine, siis ma lähen teen selle konkreetse ja siis selle kontrollitud viske ära ja lepin sellega, et täna siit pöördit ei saa. Nii, et sina teed alati oma gameplani ikkagi pördi saamiseks? Ma teen selleks, et vähemate visetega rada läbida, mis on võrdne pöördide saamisega. Okay. Kas mul on võimalus või ei ole võimalust? Kui ma ei näe võimalust, siis ma ei hakka üldse üritamagi. Kui ma näen, et mingi variant on olemas, siis ma mõtlen selle peale, kuidas ma selle siis kätte saaksin. Minusugusele on okei ka barri peale teha mänguplanne? Jällegi sõltub raja pikkustest. Kui see samane teema täpselt, et sa tead seda, et sa oma 85%-lise jõuga viskad 10-8 ketast, oletame 75 meetrit, aga rada on 80 meetrit, siis sa ilmselt ju ikkagi teed pöördit. Aga kui rada on 90 meetrit, siis see 15 meetrit, et kas on mõtet hakata riskima või ma pigem lähen selle peale, et ma teen väga hea ja täpse viske. Kui õnnestub, saan lähemale, saan proovida, kui õnnestu, võtab barri olla rõõmustan edasi. No selge. Jah, sääreväristajad oli ka. Aga ma hakkan ka kohe säärt väristama ja siis võtan hea meelega kuulda, kuidas sa õpetad mind Sindil mängima. Teeme mingi pool ringi ette ära ja siis mis saab edasi. No teeme pool vähemalt, sest homme on Lätitudi festivali ringi mängida. Tahaks teha head ringi, on ju? No ikka tahaks. Sindi raja putti on 10 ringi sees puttimine. Kui see läheb, siis tuleb pöördid ka. Kui 10 ringi seest putt see päev ei lähe, siis on kehva. Ma ise olen mänginud ühe võistluse sees 2 ringi ühel päeval. Esimese ringi mängin +1, teise mängin -11. Midagi teeb teistmoodi. Et ühe ringi putti läinud, mängin puttaks. Sealt läks sääreväristaja ka. Esimene rada 55 meetrit, selline hea väike tunnel 2 mondoga. Selle raja konks on see, et 2,5 meetrit peale korvi on korralik langus. Et nii kui paned pikaks, nii oled sa kuskil taga põhjastes ja siis on juba halb. Ehk et
mõistlik oleks, kui me vaatame parempoolseid puid, viimase puu juures lasta vastu maad ja lohiseda korvi peale. Viimane puu on selline 8 meetrit enam-vähem. Sealt natuke lohiseb, vaat korvi all ja tehtud. Aga jah. Polarir on, paneme vähe madalama. Oi jah. Oskan pärast tagasi hoida. Must materjal. Must materjal. Kõike. No ma panen pulli pärast 2 tagurit, siis sa saad kiruda mingi. Kahest 2. No vot, Indrek, mis juhtub, kui siin ajal pikaks panna? Nüüd on su vise on seal kuskil all ja nüüd isegi parri päästmine on päris keeruline juba. Ehk et jah, võiks ta kuskil ikkagi ennem korvi 6-7 meetrit maha saada ja siis ta lohiseb ise korvi alla ja saab vähemalt lihtsalt pöördit proovida. Aga eks sa minu proovinud sealt olnud. No nii, Indrek, rada number 2. 154 meetrit, par 4 kusjuures. Nüüd siin peaks väga täpselt paika panema oma plaani, et kas ma pean üritama maksimaalselt trai ja võin eksida paremale vasakule puudesse või ma võtan natukene hoogu maha, lähen teen esimese 75% viske. Jagame selle nüüd pikkuse ilusti 75 meetriga, 2 tükki. Oled sa pöördiputil, ehk et 75 meetrit viskest esialgu täitsa piisab. Pigem soosib avavise tagakätt. Järgmine vise on juba puhas eestkäsi. Pigem. Nii et üritame siin nüüd siis teha ühe taguriga 75 meetrit ära ja vaatame, mis saab edasi. Nii, Indrek, said oma tagakäe viske ilusti fairway peale. Arvan, et umbes 75 oli ka, nagu me kokku leppisime. Nüüd tuleb selline veel üks 75-80, pigem soosib eestkätt. Trikk on jälle see, et korvi juures juba maapind läheb allapoole veits lahku, läheb kaldu ühe poole. Tähendab siis seda, et otse korvi võib panna ei saa, sest muidu läheb ka maapind alt ära. Pigem peaks siis võtma eeskäega suuna selle otse puu peale, mis seal on, andma talle piisavalt nii palju ka kõrgust, et kui ta surema hakkab, ketast siis ta sureb korvi alla. Või vähemalt sinna 4-5 meetri peale. Okei, proovime järgi. Davai. Mul läks nüüd nii käest ära kõik. Ma võin tõotada, et see on pulsai ääres. Aga jah. Viske ühe veel siis. Davai. Nüüd läks madal. Esimene oli väga hea. See on tore. Topeltpöördi. Rada 3, 127 meetrit, seekord mando puuga. Üks 3 mandost, mis siin vahel on. Korv on siis paremal pool, tuleb minna vasakult poolt ehk et turvalisem visata eestkätt esimeseks viskeks. Ideaalis võiks olla vähemalt seal, kus on drop zone. Siin on 50 meetrit on ju, aga ma usun, et sul on seda tutsu vähe rohkem, et sa viskad mingi 80 ikka ära. Ma hakkasin muhelema selle jutu peale. Jälle, et ei ole vaja panna täispauka. Põhiline, mida siin peab vältima kindlasti,
on see, et mis taguriga võib juhtuda, et ta läheb seal kuuskede vahelt läbi sinna alla, siis on pahandus. Ta jääb kuuskedesse, kukub maha, siis tegelikult sealt on veel väga hea lähenemine. Sellepärast on ka veel esur seifim, et lõpetab õigel pool. Okei. Nii et näita ette. Proovime. Noh, mis ütled? Mõned jämedad puud jäävad lähenemisel ette, aga ise oli rahuldust pakkuv. Nii on. No nii, Indrek, nüüd sa siin siis oled. Tuleb siin läheneda mingisugune 30 midagi meetrit ja mõned puud on ees. Ehk siis natukene tuleb mentaalne teema sisse. Aga usaldan oma esuri lähenemisi kindlasti rohkem kui taguri omasi ja proovime siis harbiga siit tunnelist panna ta feidima korvi peale. Korvi juurde vähemalt. 4-5 peale. Nii, Indrek, mis sa ütlesid, et 4-5 peal, jah? Ja on jah. Oota, nüüd ma hakkame siis vaatama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No kuskil 7 peal. Ma räägin sulle asja. Mul oli üks sõber, kellega ma käin diski mängimas, tal on head pikad jalad, tema jaoks see on 3 meetrit. Sa võtsid praegu tema järgi ühesõnaga? Jaa, lihtsalt okay. Tema jaoks on see 4-5 tuleb, siit tuleb juurde panna. Davai. Jaa, ei pand. No. Selline 88 meetrit. Siin on olemas tegelikult mõlemad liinid, nii eestkäeliin kui tagantkäeliin. See, kui ma praegu sisse sõidan, on tagantkäeliin. Ja mulle see ei meeldi üldse? Ei meeldi üldse, jah. Ja nüüd ma näitan sulle eestkäeliini. Eestkäeliin on sealt sinna auku. Ümber selle puu ja sealt on hopstikorral. Selge? Ma prooviks selle eestkäeliini järgi. Ma prooviks vähemalt järgi. Muidugi, aga peabki proovima. Nüüd mu aju ütles, et oksad on üleval. Siis nii väga madalal. Pigem tegelikult nad ei jää sulle ette, on ju. Lihtsalt tunned, et nad jäävad, aga tegelikult ei jää. Neid ei ole olemas, ma olen nüüd leedimängul. Ehk siis leedimängul vaata... Pole ühtegi puud. Pole ühtegi puud. Nii on. Ai, liiga kihvalt. Okei. Lihtne joon ta ei tundu, aga... Ei olegi lihtne joon, jah, aga ta on olemas tegelikult. Aga esuriga ma võtan vähemalt esimesed puud mängust välja. Ma tunnen. Tõsi? Ma olen nüüd vähemalt poole peal. Aga nüüd siis 88 meetrit sinu jaoks 85%-ga 10-9 viset teed ei tee. Esuriga? Taguriga. Taguriga ei tee. Ei tee, jah. Järelikult me mõtleme seda, et me teeme siis mitte 88 meetrit, vaid me teeme 80 meetrit. On ju, ja 80 meetrit viskad sa 85% jõuga ära korega, ma pakun. Või? Mis ise arvad? Mis su kore distants on? Kore võib siuke 70 olla mu kaob, aga võib-olla lahjem Saint Pro. Davai. Ma proovin. Edasi on sul jälle 2 varianti. Esur ja tagur, kui ma rohkem usaldad seda tee. Ikkagi esur, aga kuna siin see jämepuu on ees, siis ma pigem panen hoopis putterit, väikse põksu ja siin korvist teits paremale, et oleks seal putti peal. Okei. Siuke värk. 10 meetrit.
nautida ka. Ilus par. Tegelikult Indrek peaks siin viskama ikkagi selle kättega. Vaata, see lendab ise kohale. Ma olen nõus, see ketas on absoluutselt fantastiline ketas. Et ma ei oska muud öelda. Tuleks see tagur samagi palju kui eeskäsi. Nii, Indrek, Sindi raja kõige trikim rada. 84 meetrit saarekas hasardreegliga. Saar iseenesest on päris suur seda all, aga siin hakkavad rolli mängima kõik jutud. Allapoole vise, tuuled, puhas tagakäsi, õige kõrgus. Kaameranärv. Mida kõike tahad. Mina tavaliselt, kui mul on selline hea vormitunnetus, siis ma viskan siin siinust. Ehk et kanga aeglane putter. Ma mõtlesin siinust graafika kujuga. Et ma panen ta sinna otse minema, ma tean, et ta ei lähe kuskile poole üle ega ala ja ta ilmtingimata keerab sisse ennast ära. Kui nii hea vorm ei ole, siis ma olen avastanud, et kloori on siin väga hea. Vähemalt minu jaoks. Lasen ta siis tiiala pealt lenduvad selle puu peale. Täpselt see samane kõrgus, nii nagu on. Ja ta ise lõpuks feidib ringi sisse ära. Ütleme siis niimoodi, et enam-vähem samalaadne see rada siin ongi. Me tegime sinuga praegu ära, ma arvan, et enamikutest nüanssidest, mis siin ajal nagu rolli hakkavad mängima. Nagu ma alguses ütlesin, siis 10-meetrisest putt on väga oluline. Aga et sinna jõuda peab siis ka vise olema selline stabiilne. On ju. Ehk et nüüd ma jätan su siia üksinda pusima. Mõtle siis selle peale, et sa ei viska kuskil max powerit. Siin on ruumi nii palju. Välja arvatud 14, kus võib proovida, aga kus on natuke lennuväli, mujal on igal pool puud. Pigem selline 85%-ga viskad ja et sa saaksid nad sirgelt lendama. See on selle mänguravi, selle raja võti siin. No, tundus millegi pärast, et mul ikkagi korega on nagu erilisem suhe, et kui ma rahulikult seda viskan, siis enam-vähem sealt midagi lendab ka. Ja tegelikult ongi, ütleme siis niimoodi, et mina mängin siin ka vähemalt pooled, kui mitte rohkem. Enamus ajad on keskmaakättad. Ja mõnes kohas võib-olla tuleb jutuks ka fairway, paar viset, aga laias laastus puhas keskmaarada. Jäta meelde endale avaviskad, mis sa teed. Teisi pole mõtet jätta. Avaviskad pane paika. Homme on sul ring siin, jah? Kohe hommikul, jah? Kohe hommikul. Et nendest pea kinni, ükskõik mis juhtub, aga avaviskad täpselt nii, nagu sa täna paika. Nende mõtetega ka, sõltumata, mis see tulemus on või midagi muud. Harjutame natukene mänguplaani järgi mängimist ka. 18 korvi, kas pigem peaks kirja ka panema? Sina oled pigem kirja paneja? Mina jätan meelde. Okay. Aga alguse ma tean väga palju mängijad, kes panevad kirja. Kuidas kellelgi see nagu endal tunnetus on. Mõni jätab meelde, mõni paneb kirja. Selge. Nii et mis ikka, naudi siis ja eks ma siis homme vaatan tulemuste pealt. Kuidas läks? Kuule, aga olgu, ma lähen. Tavai!